No esiteks on meil tegelikult erinevatest juhtumitest ja väärkäitumitest teavitamine on võimalik erinevaid kanaleid pidi. Et oma töötajaid julgustame eelkõige pöörduma oma otsese juhi poole või siis personaliosakonda või eetikavastavuskoordinaatorit. Kui nüüd mingil põhjusel ikkagi inimene kas ei tunne ennast mugavalt nendest juhtumitest rääkides või soovib jääda näiteks anonüümseks, siis on võimalik kasutada meie vihjeliini. Et meil on vihjeliin on siis jaotatud erinevateks võimalikeks sellisteks alamkategooriateks, millistes intsidentidest või väärkäitumistest teavitada. Ja seda siis on võimalik kasutada ka erinevatel kolmandatel osapooltel. Et siis on need partnerid, kliendid, kes iganes, et kuna see ei asub nii-öelda väljaspool Telia kompanii domeeni, et siis see on ligipääsetav.